Tere tulemast võrdtulemuse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Nagu lubatud, alustame väikest sellist sarja, 6-osalist sarja. Miks unistused jäävad unistusteks? Ja tänase osa video pealkiri on siis teadmatus. Ehk siis teadmatus võib tegelikult tähistada ka laiskust ja väga paljudel polegi mingit unistust tegelikult. Mingisugust ristiretke siis, mida ette võtta. Ma suhtlen igapäevaselt inimestega ja küsin ka nende käest, et mis on see, mida sina tahaksid teha? Mis on see, kui sa nüüd ütleme, jätaks oma palgatöö kõrvale, raha ja aeg ei oleks takistuseks, mis on see, mida sa soovid teha? Ja paljud inimesed ei oska seda öelda. Nad ei tea seda. Väga imelik. Kas sul siis ei olegi unistusi? Aga mida noorem on inimene, seda rohkem on tal unistusi, ta teab, kelleks ta tahab saada. Oled sa tähele pannud, et väiksed lapsed soovivad saada palju asju. Kui nad suureks saavad, siis nad teavad, kas nad on lendurid või kosmonaudid või politseinikud või milline on nende auto, milline on maja, milline töö neil on. Nad teavad kõik ja nad on nii enesekindlad. Et tegelikult see enesekindlus on nende puhul imeks pandav. Kas pole? Iga aastaga, mida suuremaks me siis nagu kasvame, ja mida rohkem me võtame kuulda teiste inimeste arvamusi, et kui sa soovid midagi teha, siis kõik ei tule nii lihtsalt. Paljud sõbrad ütlevad, et sa ei suuda seda või sa ei saa hakkama või sa jamad ja me anname alla ennem, kui tegelikult see asi seda väärt on. Ehk siis mõtle, mida sina tahad. Mitte mida nemad tahavad. Mis sa arvad, mis plaanid on sinul teistel inimestel, kõige parematel sõpradel selleks, kui edukaks sina tulevikus saad. Igaüks mõtleb ikka enda peale. Samamoodi on ka 3 sorti inimesi. On inimesi, kes mõtlevad. On inimesi, kes mõtlevad, et nad mõtlevad. Ja on inimesi, kes pigem sureksid, kui nad mõtleksid. Milline oled sina neist? Milline sa tahad neist olla? Ehk et tegelikult on meile ka lapsest peale öeldud, et mõtle oma peale. Kuula, mida teised räägivad. Kaalu võimalusi. Ära kindlasti kuula 1, 2 või 3 inimest. Kuula erinevate inimeste arvamusi. Uuri ka ise materjale. Uuri ka ise, mis inimesed räägivad. Inimesed, kes on kuhugi jõudnud. Inimesed, kes teavad, mida nad räägivad. Ja kuula ka kõiki teisi ja siis tee otsus oma peale. Ehk et siis teine asi, mis on proovitakse ainult 1 kord. 1 kord ja kui kohe nüüd välja ei tule, siis loobutakse. Enne vaevalt üldse midagi liigutama hakatakse, kui midagi teravat istmikku ei torgi. Tegelikult, kas ühest korrast saabki siis selle kogemuse? Kindlasti mitte. Paljudel juhtudel tuleb proovida mitu korda, ennem kui kogemustel õpitakse midagi. Kogemused ongi tegelikult need, mida me saame, kuidas me oma kingapaelu seome, kuidas me jalgrattaga sõitma õpime, kuidas me käima õpime ja kõik nii edasi. Ei ole ju nii, et kui see kohe ei õnnestu, et siis ongi kõik. See ei tööta. Kui sa nii arvad, siis jah. Aga enamus juhtudel on see nii, et sa pead korduvalt mingit asja tegema, et jõuda sinna, kuhu sa soovid jõuda. Ja inimesed vajab see, et neil puudub see põnevus, soov oma elu huvitavamaks teha, muuta ja midagi siis ära teha. See mugavussoon on nii kõva, et nii suur, et nad ei suvatsegi, nad on nii harjunud. Proovige tasapisi iga päev midagi. Iga päev midagi selle jaoks, et kuhugi jõuda. Tegelikult oleks ju elu igav siis, kui ütleme, kõik õnnestuks. Kõik, mida me teeksime, iga asi, iga toiming ja kõik õnnestuks. Kindlasti oleks see tore esimesed 2-3 kuud, võib-olla pool aastat. Aga siis tüütakse meid ära. Kui ei oleks väljakutseid, kui ei oleks takistusi meie elus, siis tegelikult on elu võimalused, mis on siis
nii-öelda segatud ära väljakutsetega. Ei ole see, et on ainult võimalused ja seal on ka väljakutsed, seal on ka takistused, saame neist üle, lähme tasapisi edasi. Et õpime igast väljakutsest midagi. Sest on inimesi, kes, kui neil on mingi probleem, siis nad näevad sellest probleemi, takistust ja mitte midagi muud. Ja on inimesi, kes näevad probleemis võimalust. Ahaa, okei, ma ei saa seda kohe teha, ma pean lahendama enne ära selle ja selle ja selle. Siis ma saan seda teha. See on väljakutse. Ja tegelikult see, mida me tahame ja mida me teeme, puudutab meid igas valdkonnas, ükskõik siis, mida me teeme. Igat eluvaldkonda. Sest tegelikult teadmatus iseenesest ei ole halb. See teadmatus on tegelikult arengu eelduseks, mingi asja jõudmiseks vajadus. Me peaksime tegema midagi, ja siis sinnamaani jõuda. Ära karda tegutseda, avastada enda jaoks midagi uut. Et elu ei ole tegelikult ju väärt mitte midagi ilma väljakutseteta. Ilma raskusteta. Kujuta ette, et sa sõidad pimedal ajal autoga Tallinnast Tartusse ja sa näed tegelikult ju nii palju, kui kaugele näitavad su auto tuled, eks. Ehk et sa tegelikult tead, et sa hakkad sõitma Tallinnast, sa jõuad Tartusse. Sa tead, et seal on nii palju kilomeetreid, sa tead mingisugused objekte, mis tee peal ette jäävad. Aga iga kord, kui sa sõidad, on midagi natukene erinev. Ja samamoodi on see, et sa näed täpselt sinnamaani, kuhu su tuled näitavad. Kui sa jõuad sinnamaani, siis sa näed jälle edasi. Samamoodi on mis iganes sa oma elus ette võtad, et sa ei peagi kohe nägema teed Tallinnast Tartusse. Sa tead, et sa tahad sinna saada, hakka minema. Nii lihtne see tegelikult ongi. Et lõppu tooksin ma ühe toreda sellise ütluse, kas sa soovid, et elu ratsutaks sinu seljas või sa soovid ratsutada elu seljas. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!